täiesti kottpime ja täna lubab 37 kraadi ja sellega seonduvalt mul oli juba eile veits karvane tunne, et me ei niida täna traktoritega ega trimmi, vaid me paneks midagi muud tegema, et muidu eelmine nädal oligi, et me olime erinevatel saitidel täiesti, aga nüüd täna me lähme koos ühele samale saidile ja ma olen suht kindel, et kui me praegu tööle lähme, siis võib-olla mõned spreierid, kui nad üldse täna spreitavad, siis nad on juba tööl. Või siis... Või on öösel ära teinud. Jah, et nad on öösel ära teinud sellepärast, et nemad ka ei saa kuumusega spreitada, sellepärast, et see kemikaal kuivab nagu nii kiirelt ära, et see ei jõua nendesse istikutesse sisse. Nii et ma olen suht kindel, et me täna teeme terve päeva kastesüsteemide flashimist. Ja ma mõtlesin, et prooviks panna elu esimese vlogi kokku sellest nädalast. Nii et alustame siis tänase päevaga. Ja Ranto lemmiku tööülesandega. Ma loodan, et me ei tee seda. Ma loodan, et me teeme midagi muud, aga... Nii, me 100% teeme seda. You want the Laro? I think no. She's taking it. Taking it. No räägi kõva mees. Ei ole midagi kõva mees, noh. Mingi voolikuid pean avama ja sulgema, noh. Palju sellest raha saad? 20 euro tunnis. Ei, tore on, jaa. Ma veel toredam oleks traktorist saada 20 euro tunnis. No nii, Rando õudusunenägu täitus tähendab. Lähen veidi kaugemale, muidu on siin tuuga. Põhjust, jah. Niimoodi. Just. 10 kraani. Ongi. Ma veid zoomin, see on natuke paremini näha. Ja nagu mõned kraanid on paremad, näiteks eelmise põllukraanid olid lihtsalt nagu nupust vaja lahti keerata, aga siin jällegi on selline käsitsitöö. Ja põhimõtteliselt ongi siis ootame, kuni see vesi täiesti puhtaks läheb ja siis paneme käsitse kõik need kraanid kinni. Nii ja siukes life on. Väike story sellega juustega ka naistele siis, et lõikasime mul kõva paar sentimeetrit maha, Rando lõikas. Nii et Rando juuksuriks 2026 ja point oli siis selles, et see Aussi vesi on suht rough mu juustele ja ma nüüd tellisin endale veefiltri ja 3 potsikut õli. Nii et ma loodan, et see äkki päästab mu juuksed. Praegu on isegi normaalsed, aga ma mõtlesin, et lühemate juustega on tõenäoliselt natuke lihtsam diilida siin. See on meie pill. Ja sellega me siin siis kihutame nende istikute vahel. See on veel mingi vanem ka, aga me händlime seda nii, et ei ole hullu. Juuksed panin kinni ja tegelikult on veits jahe ka. Müts on isegi mitte praegu nagu päikese pärast peas, aga pigem nagu tolmu kaitse mõttes. Ja kuna ma praegu filmin, siis Rando teeb tööd. Okei, nad just läksid minema ka ühesõnaga, meil olid seal taga oli kängurud, mis oli nagu fun. Ja me tulime päikse poolele ja siin on natukene soojem, hästi veits, aga ma ei tea, mul on tegelikult suht külm, aga noh. Mul on kampsu ka, aga ma ei taha panna peale seda, ma tahan olla karmutt.
37 kraadi on käes, UV on 11, õues on megapalav. Me siin tegime pulli vahepeal, kui see nagu... Hallo! Tegime siin vahepeal pulli, kui see vesi on puhas, siis me lihtsalt kassime 11. Tegime väikse fun momenti. Nii et mõttega tahtsingi seda näidata teile. No nii, oota. Näita mütsiga. Tilgupere. Ma näen täpselt kuradi siin. Tegelikult kavariim siis. Hakkab palavaks minema, On nii või? Palju üks võrgu särgi selgena. Minu särgin. Ei ole. On. See on minu särk teda küll. Ei ole. Sul on see roosa, mis sulle sellega on. Ja ma ostsin endale kollased ka. Ja sa ostsid ka, aga ma ei tea, miks sa ikkagi minu oma peab ka. No, me ei kumbki ei ole veendud selles. Miks sükest asja võidab? Ma olen veendud. Pole. Need Randol on siin chillbill. Jaladressil. Iluisi otsas. Ei otsas ära, lihtsalt palav on igav on. Igav töö on. Easy money. Ja, aga Rando tahab teha sükest tööd, kus ta peab räigelt vaeva nägema ja saama vähem palka. Ei, mitte räigelt. Tal täiega meeldib süke töö. Siin ma pean räigelt vaeva nägema. Mitte kuradi kõndima ja neid mingi voltima siin. Traktoris on lihtne, Okei, davai. Ma teen ka veits contenti. Tegelikult teeb küll, me ostsime eile drooni pika inimese peale. Üleeile. Üleeile, aga eile käisime esimest korda lennutamas seda. Minge vaadake, et Rando Vilbiks, ma ei tea, Instagramis, TikTokis, kes näinud pole. Palju sul praegu laik on TikTokis? Mingi 25. Ei. Instagramis on 25. TikTokis 8. Rando esimene video ja 8 laiki. Ja ma pole varem TikTok midagi pannud, ma arvan, et see on suht hästi. 8 inimest. 8 inimesele meeldis minu sisu. Siis eegi. Need on meie kaabud, prillid. Juuksepats paistab siit veel veits. Öökisevõrukad ja võrkpuuts Randol. Ja Randol on tolmukaitse ka peal. Jah, sita kaitse. Aga ostis selle ponniga, et ussides kaitseks, aga Ja me nägime tegelikult mingit väiksemat Huntsmani ka just moment tagasi. Siis ma hakkas nägu valutama. Ühesõnaga, siin me sureme. No jokester vibes. Kärbsed on ka räigelt. Eriti Rando ümber. Teate küll, kui hästi palju kärbsed tiirleb mingi asja ümber, siis teate küll, mis selle asjad viga on. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Mõtlesin, ma näitan, kui suured viinamare kobarakesed juba siin on. Umbes mingi 6 aega tagasi on palju väiksemad. Vaatan, kas see jääb. Ja me oleme 2 põldu ära teinud. Ja nüüd me ootame, et siis siia põllule lastakse vesi sisse. Ja siis me saame hakata siin ka tegema. Nii. Saime oma 8 tundi täis. Kell on 2 praegult. Sõidame koju. Mis tunne on? Suke veits, tahaks sinna bassein ujuma minna. Näe bassein ujuma. Siis meil on vaja korralikku mahajahutust ja päiksekreem oli kaasas, aga see oli autos ja ma ei tea, kuidas ma näitan seda, aga mulle endale isiklikult tundub, et natuke läks lahk. Nii et näod on veits kakised. Silmad on kuivad. Aga we survived. Seega me
selles mõttes on hea tunne, et kõik nagu, ma ei tea, palju seal autosid oli vahepeal. Üks 7? Jah, kõik 7 autot, ehk siis kõik 7 töökaaslast. Okei, 6, sest et meie oleme nagu ühe autoga. Siis kõik lähevad samal ajal koju, sest et täna on nii palav. Ja ma ei tea, kas ma seda ennem rääkisin. Aga kui ma rääkisin, siis ma lõikan välja selle osa, mis ma nüüd rääkima hakkan. Ja kui ma ei rääkinud, siis ma jätan selle asja sisse. Ühesõnaga, et kui nii palav on, siis on nagu veits selles mõttes keeruline, et veinikas sõltub ikkagi ilmastikuoludest, et kui näiteks, nii palju kui me oleme aru saanud, kui patukad sajab, siis nad viinamarju, nad ei tee midagi, sellepärast esiteks raske tehnika jätab need rööpad sinna sisse, on ju, siis teiseks näiteks kui harvest on, nad ei saa ka viinamarju korjata, sest et kui patukad tuleb, siis see viinamari, kui sa kallad, kui meie nagu traktoriga, siis meil on tagasi järelkäru ja kui järelkäruga kallate sisse sinna kasti, rekasse, siis kui patukad sajab, siis viinamarja mahl seguneb selle veega, ta läheb liiga lahjaks ja sellest veini teha sisse. Igas etapist, kui ta juba seal puu otsas märk on ja nagu siis igal pool tuleb seda vett sinna juurde, et siis ta teeb selle mahla teeb lahjemaks. Et ühesõnaga, et vihmaga on natuke raskendatud ja nüüd ka täna on 37 kraadi, aga südasuvel lubab siin 40-45. Et siis selles mõttes, et kuumusega ka, et nagu see koormab masinaid, näiteks mis puudutab niitmist, siis niitmisel nagu meil oli vist äkki 2 nädalat olnud, kui meil oli esimene siuke soe ilm. Ja siis meie ülemus oli tegelikult Adelaide'is, kuskil seal. Ja siis ta nagu ei olnud koha peal, aga ta ütles, et ta nägi temperatuurides, et 31 kraadi ja palusime lõpetaksime varem ära ja siis me küsisimegi, et kas see on nagu fire hazard või siis mis see teine oligi või masinate mingi värk on ja siis ta ütles, et mõlemat, et lihtsalt, et kuna nii kuiv on, ei tule kahju tulla ja teine asi on lihtsalt see, et nagu masinatel on see koormav, et kõik need õllid ja asjad, et a little bit complicated ja näiteks need, kes spreitavad, siis teoreetiliselt, meie ei spreita, sest et kui sa tahad spreieriga sõita, sul peab olema nagu mingi kemikaali luba siin, see on nagu veits loogiline ka, on ju, aga samas. Et ja spreieri ka ei saa tööd teha, et kuumusega, sest et see mürk siis või kemikaal, mida nad pritsivad. Jah, kemikaal, mida nad pritsivad, et see nagu kuivab ära lihtsalt, ta ei jõua nagu hinna viinamarja taime nagu sisse minna, ehk siis neil pole ka mõtet, ehk siis tänase päeva jooksul oligi need, et ikkagi siis 6 töökaaslasest 5 tegid kõik sama või mingeid muid asju, mitte küll irrigationit, üks eelmine, sest me tegime kõik irrigationit nagu seda flushimist. Aga täna ma ei tea, nad saadeti kuskil teisele saidile, nad hakkasid mingi kobaraid läbi lugema, et välja arvutada, et palju nad nagu saaks ennustada, et palju saak on. Jah, et hektarite peale, jah. Ühesõnaga, kutidaks seda tegema ja nagu ausalt öeldes ega seal väga vahepeal, kas sa flashid või sa loed neid kobaraid, ega neid kobaraid on ka päris palju ja see on ikkagi välitöö, nii et ja siis kui spreitada ei saa vihmaga ka, on ju, et siis on täpselt samamoodi, et see Lihtsalt maha väga. Just täpselt, et jah, aga vähemalt selles mõttes nii palju, kui me oleme siin ümberringi natukene uurinud, siis või mitte uurinud, vaid meil on öeldud pigem, kes meilt on uurinud ja kellega me rääkinud oleme, et see, et me saame enda farmis 8 tundi on nagu mega hea, et osades farmides saavad ainult nagu need, kes päriselt töötavad, selleks täistööajaga inimesed saavad nagu oma need 8 tundi täis, aga meie enda farmis me saame nagu isegi nagu backpackeritena 8 tundi täis, et meil on vist üks kord olnud, kus meil läks alla 8, aga ma mäletan, mis keis sellega oli, et pigem me saame alati miinimum, me saame alati täis on 8 ja, aga samas meil on ka 10 päevi ja kui harvest tuleb poole jaanuari pealt, siis me saame ka 12-tunnised päevast teha, sest et siis on 24-tunnised vahetused mängus juba. Nii et jah, päris siuke uus ja huvitav päev oli selles mõttes nagu niisuguse alavusega tööd teinud. Jah, nagu me oleme tööd teinud, aga lihtsalt mitte nagu terve päev õues sellise kuumusega vaata, et nagu 35 asjadega me oleme ikka traktoris on nagu teine asi, on ju, aga jah, et välitöö tingimustes siis jah, mütsid olid peas,
päiksekreem ei olnud kasutusel. ma vahepeal lasin selle mütsi sealt jooksva vee alt läbi, et see oleks jumal läbi märg ja siis panin pähe uuesti. Ja siis me nuputasime välja iseenda kasvussüsteemiga, et see ka aitas. Aga jah. Nii et nüüd me siin hetkel sõidame koju. Me teeme mingi 15 minutit vaja sõita. Ja siis me lähme ujuma ja siis me peame täna minema postkontorisse ka. Nii et vaatame, äkki käime postkontoris kohe ära ja siis lähme ujuma. Ja siis täna õhtul me peame veel süüa ka tegema. Nii et stay tuned. Päeva ei ole veel läbi, kell alles 2. Elu alles algab. Mõned inimesed alles ärkavad kell 2. Nii et saame hakkama. Nüüd sa näed endale milline päikesetõus. Mis sa kaasa kookisid meile? Seda, mis meelde tegin. Mis tegid? Selle põhimõtteliselt andsid mingisuguse orso, kana, päiksukuivatatud tomati ja siukse retsepti, aga võtsime panin riisi. Nüüd on riis, kana, päiksukuivatatud tomat, küüslauk, toidukoor, puljon ja juust. Okei. Sa ise proovisid eile, kuidas mekkis? Täitsa hea, nüüd võrratasin keele ära. See on väikene asi. Jah. Meil lähevad juba... Me veits magasime täna sisse, seega see oli natuke nukker, aga teised lähevad juba tööle. Aga me ei jäänud väga palju hiljaks 15 minutit. Nii et... Tegelikult eile õhtul oli... No põhimõtteliselt me läksime töölt koju, käisime postkontoris, käisime ujumas, päevitasime, chillisime ja siis mul oli siuke tunne, mina sain kuumarabanduse, aga ma ei ole 100% kindel. Mitte kuumarabandus, no ma ei tea, see kuumarabandus, no siuke. Et pea valutas ja siuke weird ei ole, siis mõtlesin, et okei, ma teen pool tundi powernappi, poolest tunnist sai vist 3-4 tundi. Ta oleks hankis mulle peaolurohtu ja senikaua, kuni ma magasin, seal ta hakkas ka miili preppima. Ta on agar. Ja... No jaa, ühesõnaga. Ja siis mingi, ma ei tea, mingi 6-7 paiku. Oli siis õues liivatorm ja tuuled olid siis enam-vähem 100 kilomeetrit tunnis ja kui see kestis mingi pool tundi maks ja siis kui see kõik lõppes, siis meil oli bassein liiva täis, meie kodutana lendasid mingid üksikud prügivestid, puud murdusid ja jah, me arvasime, et meil auto üliliivane täna, aga nagu mõned üksikud märgid on lihtsalt, et natuke oli eile tormine. Mingi puu on langenud ja värki. Aga jah, nii et ma ei tea, me peaksime täna ka seda kupootaga tööd tegema minu arust, aga me pole ühtegi kupootat siin. Nii et nüüd me oleme siin, ootame. Ei kukat. Ühesõnaga, kui me siia garaaži jõudsime, siis me olime haipis, kupootasid pole. Ja siis, kui me kõndisime paar sammu edasi, siis see traktor, millega muidu sõitsin, millel oli see trimmer niiduk, see sõits minema siit. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. Nii et ilmselt ma ei saa sellega ka tööd teha. Elamus kaevastanud praegu, nii et mis vist ootame. Ma kujuta ette, mis me teeme. Saime täna uuele põllule, on ju. Ja see seal oli kõige esimene kraan. Mina olin teise juures.
ja seal oli surve nii ootamatu meie jaoks, et ma sain põhjust pihta. Ja üks asi, mis haip on see, et kuna Kubotasid ei ole, kõik on juba sõidus, siis meie saime siukse Mazda. Ja Mazdaga on äge. Siin on konditsioneer, värgid, särgid, muss. Nii et we are loving it. Aga viewsid on ka ülinaisid. Üritan näidata veits. Päike vaikselt ärkab. Kraanid surisevad. Meil see täna tööpäev tegelikult juba kell 2 läbi. Mis kell praegu on? 7:30. Kell on praegu 7:30. Ja ega ma väga palju tänast tööpäevast ei filmi, sest me tegime täpselt sama asja, mis me tegime eile. Ja nüüd me siin üleeile ostsime drooni ja Rando on väga kannatamatult lihtsalt ready to risk everything. Mis mõttes? Meil on natuke tuuline. Me ei tea, kuidas see droon sellele tuulele vastu peab. Sellele peaks pidama küll. Ja õues on mega soe, mega mõnus ja täiesti mustvalge olukord on võrreldes selle eilse liivatormiga. Ja ma näitan, kus kohta me tulime ka. Ja kui kõik läheb hästi, siis võib-olla saab mõned drooniklipid ka siia panna kuskile. Welcome. Another day, another dollar. Ühesõnaga, me saime endale uue tööülesande. Pääsesime nendest flashimisest. Ja põhimõtteliselt töö sisu siis seisneb selles, et nagu te näete, see on siuke ilus põõsakene siin. Ja põhimõtteliselt ma pean siis tüvest tüveni vahemikust lõikama ära kõik kobarad ja kirjutame üles neile siis põhimõtteliselt sellise lehe peale. Et me teeme Randoga erinevaid põlde ja asja point on siis see, et need kobarad tuleb võimalikult täpselt üle lugeda, sellepärast et nende kobarate põhjal, näiteks ongi see põld, mille peal mina hetkel olen, see põld on 8,2 hektarit suur ja selle sheet'i järgi nad tahavad, et ma korjaksin 6 erinevas kohast neid kobaraid siis. Ja asja point on, miks nad seda tahavad, ongi lihtsalt see, et nende põhjal nad arutavad välja, palju neil on vaja harvestere, palju neil on vaja chaser pinnereid, palju neil on vaja, ma ei tea, rekkaid tellida, palju tuleb, mis see maht nagu tuleb. Ja nagu me ei arvanud, et me seda tööd saame teha, sellepärast, et see pidi olema suht vastutusrikas töö selles mõttes, et kui sa ei oska lugeda, siis nagu ja sa paned pigem vähem, siis nagu sellest võib tekkida suur probleem, eriti harvesti ajal. Et siis meil ülemus ütleski, et tal on siuke tunne, et keegi on numbritega mingit mähis pand või tal on raskusi lihtsalt uskumisega, et võib-olla saak ei ole nii hea. Aga igatahes ta pani meid seda tööd tegema nüüd, et mingi kutid teevad veel, et kuna ta on palju saite, siis erinevatel põldudel, aga me oleme vähemalt õnnelikud, et me ei pea tegema seda flashimist praegu, sest me on 2 päeva seda teinud ja see
ei ole väga pleasant. Aga noh, vähemalt me saame koostööd teha, siis praegu me peame tegema eraldi. Aga võib-olla me suudame välja mõelda mingi mooduse, kuidas me saame ikkagi ühte põldu teha kuidagi. Niimoodi, et me peame olema hästi nagu heas kommunikatsioonis üksteisega, et me saaksime aru, kes kust on juba võtnud. Nii et stay tuned! Varsti näitan, kuidas see ämber täitub siis ja kui palju ma siis nagu loen neid. Nii. Ämber on täis. Viinamarju. Aga ütlen ausalt, et siin on mõningad, mis ma jätan. Ehk siis, kui ma nagu pean selle, mis te näete? Kui ma pean selle arvu kirjutama, siis ma arvan, ma panen siia mingi pluss-miinus. Mingi summaga veel, aga ma ei ole veel kindel, mis summaga. Aga no ma ütleks, et enamus on siin, ega mulle see väga palju rohkem ei mahu ka. Okei, veits mahus, aga ma ei tea, kas mul mõtet mingi suksed ära lõigata, et äkki, ma ei tea, ma proovin, vaatan. Ühesõnaga, panen varsti timelapsi ka ja siis annan teada, palju tuli. Ehk siis sellest tüvest kuni selle tüveni. Kõik see siit. Nii, ma lugesin kõik need kobarad üle ja ma sain, et siin on 175 kobarat. Aga ma arvan, ma panen siia isegi pluss-miinus 50. Või noh, mitte miinus, pluss 50. Ja siis ma saan oma esimese kobarate arvu kirja. Täna hommikul me nägime, kuidas, kuna me ei ole ainukesed, kes teevad, siis üks töökaaslane tuli meie ülemuse juurde siis selle paberiga ja see paberi peal oli noh, seal oli nagu vähe, et nagu ala me räägime mingi 50, me räägime mingi 70 on ju, et meil on siuke tunne, et nad ei viitsi seda tööd teha lihtsalt tegelikult. Ja näiteks need kaks, kes eile tegid, 2 kutti, need näiteks koristavad, kuna meil oli siin üleeile see torm, siis tegi veits nagu sellel saidil pahandust, on ju. Ja nagu nad hakkasid koristama lihtsalt seda siis. Ja ma ei saa rääkida nagu, mis inimesed need on, võib-olla, aga võib-olla nagu eestlaste tööeetika on selles suhtes nagu veits teistsugune äkki, võib-olla, kui ma julgen seda väita, siis nagu selles mõttes ma ütleks küll, et Austraalias on natuke teistmoodi, et Eestis pandakse väga kähku tähele seda, kui sa nagu ei viitsi tööd teha. Aga siin, isegi kui sa paned tähele, siis selles mõttes sa ei saa nagu midagi ülemusena teha väga selle vastu, et kui inimene ei viitsi tööd teha, siis ta ei viitsi. No, täna on siuke veits tuulisem ilm. Siuke liivatorm oli meil töö juures ja meie tänaval kõikidel inimestel on priiostid. No okei, mitte kõikidel, aga mõndadel. Sest tuul on kõik need ümber ajanud, nii et huvitav. Me nuputasime välja, kuidas me saaksime koos tööd teha, mis meil ongi tegelikult nii, et Rando teeb ühte poolt, ma teen teist poolt, siin me oleme. On 2 kuu pootaga ja Rando on tired. Ei ole, aga lihtsalt siit alt on niimoodi parem. 2 ühest. Niimoodi on parem siit kätte saada. Issand, ei ole ära kuku. On jalg sulle juba kohe ära. Täna on reede, lõpuks ometi. Kell on
mis kell on? kell on 6:49. Ja õues on 11 kraadi. Ja meil on mega külm. Kui me alguses hommikul nagu sõitsime full põllule, siis vastu päikest, oh my god, see on känguru. Ei, las ta olla, oota. See film. Jah. Väga õige. Hoppikene. Nii, siis hommikul sõitsime vastu päikest. Tuul oli külm. Meil on lühkad, sest et täna nagu 34 kraadi. Ja nii me siin oleme. Päikes käib paistavad istikute vahel, seega very, very cold. Aga saime täna teada, et hommikul nüüd, et ülemus tahab, et me jõuaksime kõik ära tehtud. Not possible, sellepärast, et meil on, me lõpetame alles ühe nagu, mis pool see nüüd on? Ida. Jah, ida plokiga saame täna lõpuni, see on nagu 100% kindel ja me jõuame veits alustada, mis ploki? Lääne plokki. Nii et mina ei tea, mis maailmas see vend elab, aga eks näis, kas meile pärandatakse see sama tööga järgmise nädala alguses või me saame tagasi oma traktoritesse. Ja eile õhtul ega me väga midagi ei teinud. Meil on nagu kuidagi tekkinud siuke, et kui me 8-tunniseid tööpäevi teeme, siis kuidagi nagu see väsitab rohkem ära. If that makes sense. Ja me läheme koju ja siis me viskame pikali ja sinna me jääme ka. Aga jah, täna õhtu meil on plaan minna igatahes linna peale, sest et eelmine reede me nägime, kuidas kõik lihtsalt naudivad täiega seda vaibi, jutustavad, ringitavad värk-särki ja siis me mõtlesime, me tahame ka. We need it, we are Estonians. We need to drink. Nii et selline on see väike update. Meil on veini ka veel kodus. Meil on veini ja meil on, me ostime veini ja vahuveini või? Ja vist küll. Nii et get lit. Me saame nii teha, et alguses soojendame kodus. või ma ei tea ka nagu, me ei saa, kurat, me lähme autoga vaata, no vähemalt mina ei saa ennast väga jah, peame mõtlema seda logistilist värki veel. jah. Nii et get lit. Ja siis hommikul on tööle tulime, siis meil on siin üks tüüp, kes on siuke hästi sõbralik ja siuke jutukas vend. Ja siis rääkisime veits nendest madudest asjadest, ütles, et ta nägi eelmine nädal ühte, et muidu ta ei ole nagu seda loendust tehes näinud ühtegi rohkem. Ja siis, kas ta ütles, et ta lõi selle eelmise nädal oma maha või? Jaa, ta tappis ära, ütles. Jah, tappis ära selle ussi, aga tegelikkus on see, et tegelikult neid ussi ei tohi tappa. Et nad on looduskaitse all vist. Ma ei tea, kas seda, aga pigem see, et nagu kui sa üritad teda seal tappa, siis ta võib olla vaata nagu tapp sinu ära. Vaata üles. Aha, tere. Sorry. Põhimõtteliselt siin on väiksemad need põõsad, madalamad vaata ja vähem need sidaseid oksi, nii et vaat seda. What? Hea saak. Hea saak. Big boy crop. Piip. Otse suhu. Et meil tähendab neil joppab. Et me käsitsi ei pea harvestama, sest et kui me peaks käsitsi harvestama, ma ei võtaks tähendab lõunat kaasa ja ma ainult kuradi vitsutaks neid, need on toored meil ügele. Me maitsesime, need on väga toored. No mina maitsesin. Meie oleme siin. Ja seal on üks spreier, kellele me üritame mitte ette jääda seega. We need to act ja move fast. Leidsin ühe nagu ma olen selle ämblikuga tiksun vist terve hommiku, nii et ta on veits siuke. Randal on siin siuke.
God damn. Vot. Tulime täna uuele põllule ja siin on palju suuremad viinamarjad. Me ei ole veel nii suuri koboreid üldse näinudki, nii et mõtlesin, et näitan teile ka. Väga ilusad. Me lihtsalt ei tea veel, kas nad jäävad valgeks või rohelisteks või nad lähevad punaseks. Aga kui nad on täiesti developinud, siis need suured punased viinamarja kobarad võivad päris mõnusad olla. Üks väike lisa veel. Et kui Eestis ei ole tekkinud tee joomisharjumust, siis Austraalias kindlasti tekib. Me just käisin täitmas meie veepudaneid ja me joome olenevalt päevast muidugi onju, aga vahel 2-3 või isegi veel rohkem väikselt. Nii et viid. Viid. YouTube'i läheb, siis ei tohi öelda nii. Tänane päev oli väsitav. See tolm on vist kõige väsitav, ma mõtlen, ma pean prilli ette. Et see tolm läheb igast minna ja silma ja igale poole ja siis see nagu väsitab ära. See on mental. What we did. Ja nüüd let's get lit. No, Rando tõi mulle sellise Negroni, aga see oli selline mitte. Aga nüüd me hakkame neid katsetama. Kumba tahad? Võta sinna roosa. Järjekordse tõendavad oli. In love. Mina onju. Loeseks roosa. Oi, see on nii tõesti jah. Mis see siis oli? Guugeldame. Unustasin veits enne videot teha juba, aga kuidas on? Jumala hea. Maitseb kõht täis. Aga tahaks mingi teisi asju veel proovida. Ja siis võib-olla paar õllet teha veel, võib-olla midagi huvitavat. Ja magusööta ma arvan, me ei jõua täna. Aga sellest me lähme homme hommikul oma kohvikusse hommikul sööma. Nii, tänane esmaspäev lambist. Nädalavahetusel me ei teinud väga midagi. Ilm oli suht tuuline, külm ja siis me lihtsalt istusime kodus ja puhkasime lihtsalt sellest nädalast. Ja binge otsisime Stranger Things'i. Rando ei ole näinud seda sarja üldse, nii et me hakkasime otsast peale vaatama. Ja mis me tegime? Rando käis juuksuris ja siis pühapäeval me magasime ülikaua, mingi kell 1 vist, sest ma olin kaua üleval. Ja siis Rando ärkas vahepeal varem ka, aga jah, särksime üle, siis tiksusime ja siis meal preppisime. Ja ma hakkasin iPadis mingit puslemängu mängima, nii et see on siis nädalavahetuse kokkuvõte, et siin mul ei ole mõtet mingi klippi panna. Aga tänasest nii palju, et me oleme mõlemad traktoritest tagasi ja ma hetkel olen sellisel saidil, kus ma ainult niidan, et mul ei ole seda trimmerit ees. Aga Rando on teisel saidil ja tal on trimmer ka ees, et ta teeb siis 2 asja korraga. Ja jah, vaatame, millal järgmise nädala vlogi teeme, et meil on praegu 3 nädalat veel jäänud. Siis saame 2-nädalase puhkuse ja siis
saab teile content'i jälle välja lasta. Sest et me läheme road tripile. Aga kuidas, kuhu ja mis, siis see juba järgmisel korral. Se la pasan diciendo que sin maña, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi cama. Me la fuma, se la pasan diciendo que sin maña, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, mi cama. I'm